Kuuba diktaator läks endast välja, sest Trump paigutas Kariibidele Ameerika väed kõige halvemal ajal Havanna jaoks. Sellel esmaspäeval, 1. juunil 2026, vaatavad Miguel Diaz-Canel ja vana kastristlik struktuur piirkonda ning näevad USA lõunaväe juhatust, kus üle 1300 mereväelase ja madruse on valmisolekus operatsiooni Southern Spear raames. See liikumine ei ole isoleeritud. Mida Trump valmistab ette? Miks Havanna läks häireolekusse? Kuidas see piiramine muudab kogu mängu? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja selge sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Lõunaväe juhatus kinnitas, et 24. merejalaväe ekspeditsioonüksus võttis üle rannikuvõitlusjõu rolli Ameerika Ühendriikide vastutusalas Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas. Grupp astub sisse kui kohene kriisijõud, kellel on võimekus tugevdada saatkondi, evakueerida personali hädaolukorras, toetada humanitaartegevusi, osaleda meretõkestusoperatsioonides ja võidelda ebaseaduslike võrgustike vastu. Ametlikus keeles on see piirkondlik valmisolek. Poliitilises tõlgenduses on see otsene hoiatus režiimidele ja struktuuridele, mis on harjunud Washingtoni väljakutsetega ilma tagajärgedeta. Osa sellest struktuurist võib tegutseda maismaal, jalaväe ja turvaüksustega. Teine osa tegeleb lennunduse, side, transpordi, luure ja kiire ümberpaigutamisega. Ja veel üks osa toetab missiooni logistika, hoolduse, varustuse ja mereväe toega. Toimus valmisoleku vahetus piirkondlikus teatris, kus see üksus võttis üle kohese kriisijõu rolli. See toimib lihtsalt. Jõud on valmis reageerima enne, kui kriis kontrolli alt väljub, olgu see siis merel, maal või õhus, ilma aeglase mobiliseerimiseta. Trump tahab selgelt näidata, et lääne poolkera ei anta üle diktatuuridele, narkokaubandusele, migratsioonisurvele, Hiina ja Venemaa mõjule ega võrgustikele, mis ohustavad Ameerika huve. Kuuba režiimi jaoks on sõnum karm. Ameerika Ühendriigid on paigutanud piirkonna ukse ette paindliku, mobiilse ja valmisolekus jõuajal, mil Havana seisab silmitsi elektrikatkestuste, kütusepuuduse, sisekriisi ja diplomaatilise survega. Pole vaja sõda kuulutada, et tekitada värinat võimsates. Piisab, kui näidata, et nüüd on olemas väljaõppinud väed, positsioneeritud laev, aktiveeritud juhtimine ja valmis vastus. 1300 sõjaväelasest koosnev jõud, mis nüüd asub Kuuba lähedal, on asenduseks sellele jõule, mis oli Kariibi mere piirkonnas, kui Maduro kukkus. See jätab Havannale veelgi tugevama sõnumi. Trump hoidis sama survepunkti aktiivsena, vahetas välja sõjalise üksuse, uuendas valmisolekut ja jättis piirkonda uue Ameerika väe valmisolekusse. Pärast operatsiooni, mis juba näitas, et Washington suudab tegutseda kiiresti, kui otsustab piiranguid karmistada ja diktaatori kukutada. Havanna mõistab seda sammu ohuna, sest saar on sisemiselt nõrk. Elanikud tunnevad kokkuvarisemist oma kodudes, transpordis, vees, haiglates ja väikeettevõtetes. Režiim süüdistab Ameerika Ühendriike, kuid kurnatus tuleneb aastakümnete pikkusest kontrollitud majandusest, välissõltuvusest ja võimu koondumisest kommunistliku eliidi kätte. Trump surus just seal, kus režiim on kõige haavatavam. Valge Maja tegi selgeks, et igasugune leevendus sõltub tegelikust muutusest Havannas. Kas režiim annab järele või jätkab oma enda rahva ees allakäiku? 1000 kuni 1300 sõjaväelase kohalolek Kariibi mere piirkonnas muudab olukorra juba enne mis tahes operatsiooni. See kaitseb Ameerika huve, saatkondi, USA töötajaid, mereteid ja Guantanamo baasi. See näitab ka Hiinale, Venemaale ja Havana liitlastele, et lääne poolkera ei ole tühi. Kuuba on alati püüdnud ellu jääda väliste patroonide abil. Alguses klammerdus ta Nõukogude Liidu külge, hiljem sõltus Venezuela naftast. Nüüd püüab ta tasakaalu hoida Moskva, Pekingi ja Washingtoniga peetavate kõneluste vahel. Miguel Diaz-Canel püüab vastata suveräänsuse kõnega. Kuuba võimud räägivad sõjalise agressiooni ohust ja süüdistavad Washingtoni ettekäänete loomises. Ainult, et riigitelevisioon ei süüta tulesid, ei varusta busse ega täida poeriiuleid. Ameerika baas Guantanamos on selles mängus kaalu juurde saanud. Kindral Francis Donovan, lõunaväe juhatuse juht, viibis piirkonnas ja kohtus Kuuba sõjaväelastega mereväe baasi perimeetri lähedal.
ametlikuks teemaks oli operatiivne julgeolek, jõudude kaitse ja suhtlus poolte vahel. Sellegipoolest on sellel kohtumisel poliitiline kaal. Lõuna väejuhatuse juht läks režiimi ukse taha, kontrollis piirkonda ja hoidis sõjalise kanali avatuna, samal ajal kui Washington suurendas survet. Havanna jaoks on see puhas ebamugavus. Marco Rubio rõhutas seda joont, pöördudes otse Kuuba rahva poole ja eraldades elanikkonna režiimi masinavärgist. $100 miljoni suurune humanitaarabi ettepanek, mis sisaldab toitu, ravimeid ja abi kanalite kaudu, mis ei allu Havanna poliitilisele kontrollile, tabas diktatuuri valusat kohta. Režiim tahab abi, kuid soovib kontrollida selle saabumist, jaotamist ja narratiivi. Trump ja Rubio seadsid tingimuse, mis paljastab kogu teatri. Abi peab jõudma rahvani. See ei tohi muutuda kommunistliku partei propagandavahendiks. Just siin lööbki välja Havanna paanika. Režiim süüdistab Ameerika Ühendriike surve avaldamises, kuid ärritub, kui Washington püüab takistada abi sattumist riikliku süsteemi kätte. Kriis ei ole enam ainult energiakriis, vaid muutub režiimi iseloomu proovikiviks. Kariibi piirkond muutub selles loos Ameerika Ühendriikide riikliku julgeolekutsooniks. Piirkond hõlmab rahvusvahelist salakaubavedu, mereteid, ebaseaduslikku immigratsiooni, Ameerika Ühendriikide vastaste mõju ja kokkuvarisemise ohtu vaid mõne miili kaugusel Floridast. Operatsioon Salford Spear töötati välja selleks, et sünkroniseerida sõjalist survet, luuretegevust ja võitlust ebaseaduslike võrgustike vastu lääne poolkeral. Seetõttu ei ole merejalavägi lihtsalt kaunistuseks. See on valmisoleku üksus, mis suudab kriisiolukorras kiiresti liikuda ja toetada kiirete otsuste tegemist. 24. ekspeditsiooniväeüksuse valik annab samuti sõnumit. See ei ole sümboolne vägi. See on jõud, mis on välja õpetatud reageerima hädaolukordadele, kaitsma rajatisi, päästma inimesi ja tegutsema rasketes tingimustes. Laev USS Fort Lauderdale'i kohalolek piirkonnas tugevdab mobiilsust ja toetust. Tavalise kuubalase jaoks lükkab see uudis ümber propaganda, et režiim kontrollib kõike. Kuuba juhtkonna jaoks muutub see sõjaliseks, poliitiliseks ja psühholoogiliseks koormaks. Kuuba püüab kõlada jõuliselt, kuid teab, et ei seisa Ameerika Ühendriikidega võrdsetel alustel. Seetõttu panustab ta ohvri narratiivile, sekkumishirmule ja ideoloogilisele mobilisatsioonile. Probleem on selles, et Kuuba rahvas näeb tegelikkust ilma filtrita. Kui ta keeldub ja jätkab kannatuste kasutamist poliitilise kilbina, kipub sotsiaalne rahulolematus kasvama. Ameerika jõud peaks jääma valmisolekusse. Lõunaväe juhatus peaks suurendama järelevalvet. Ja Valge Maja peaks hoidma sanktsioonid, diplomaatia ja õigusliku surve samal tasemel. Miguel Díaz-Canel võib jätkata Trumpi vastu karjumist. Aga iga elektrikatkestus, iga järjekord ja iga sunnitud taganemine näitavad, et piiramine on jõudnud tema koduuksele. Mina olen Milson Alves, globalist, rahvusvaheline asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.